Kaunist keskhommikut kõigile raadiokuulajatele ja vaatajatele YouTube'is. Täna stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi. Mihhail, poolakad ütlesid, et enne aastat 2040 Rail Balticust nende poole pealt asja ei saa. No, mina olen muidugi täiesti kindel, et Eesti Vabariigi valitsus ehitab õigeks ajaks ikkagi raudtee ära, aga kuhu need rongid siis sõitma hakkavad? Et kas metsa või mismoodi Eesti peaks seda probleemi lahendama? No esiteks mulle tundub, et me olime tegelikult liiga kriitilised selle projekti suhtes. Ja peamine probleem seisneb selles, et algusest peale oli vaja kokku leppida, mis on see realistlik tähtaeg. Vaatan 2027, 2031, nüüd 2040. Tegemist on ju sajandi projektiga. Ja sajandi projekti realiseerimiseks on vaja anda vähemalt 1000 aastat. Et ma arvan, et praegu on õige ja õiglane kokku leppida, et projekti me jõuame realiseerida aastaks 3276. Ja siis me saame tasapisi projektiga tegeleda. Ma arvan, me saame iga sajandi jooksul ka eelarvet üle vaadata ja siis ka suunda, sest võib-olla Poola jääb projektist välja, siis Leedu, siis Läti ja ma arvan, siis tähtajaks jääbki meie lõik, ehk siis Tallinn Häädemeeste ja see on absoluutselt reaalne, et umbes 1200 aastat läheb selle projekti realiseerimiseks ja projekt on valmis. Aga vahepeal võiks ju vastava koridori asfalteerida. Et ja rongid, mida me juba praegu soovime tellida, aga iseenesest raudtee ei ole valmis, saaks ju kasutada kiirteedel. Paneme ikkagi rehvid alla ja las nad nagu sõidavad. Kuna see koridor on päris kitsas, siis tegelikult see võiks olla ja saabki olla ainult ühesuunaline koridor, kiirtee, rongid rehvidele, üks päev ühes suunas ja järgmine päev teises suunas. Lahendusi tegelikult on. Ma isegi mõtlen, et võib-olla on siin valesti aru saadud, et valesti käsitletud üldse seda probleemi, et kui Lätist nagu edasi ei saa. Et võib-olla peaksid rongid hakkama sõitma lihtsalt Häädemeestelt Tallinnasse. Ja kui on ühesuunaline, siis ta tuleb ühe korra, sõidab Tallinna ja rohkem ei olegi vaja. Ja, mulle tundub, et ikkagi me peame ka edaspidi tegelema projektidega, mida on võimalik ka reaalselt ellu viia. Et me juba nii palju aastaid tegeleme Rail Baltic projektiga, aga tänase päevani keegi ei ole rääkinud sellest, et on aeg juba kosmodroomi ehitada, mida saavad kasutada kõik Euroopa Liidu riigid ja ma arvan, et vaadates, kuidas meil see koostöö on viimasel ajal arenenud Rail Baltic projekti realiseerimise käigus, siis kosmodroom võiks olla järgmine projekt. See on tõsi, sest ma lendasin nüüd äsja Air Balticuga ja seal on nüüd, saad rahulikult helistada, internetis olla, kõike seda teha, sa ei saagi aru. Et juba peaaegu kosmos on. Jah, et sa oled juba peaaegu kosmoses, aga sa ei saagi aru, et kus sa parasjagu viibid, kõik on niivõrd mugav. Ma arvan, et kui saaks kosmose kaudu veel Brüsselisse lennata, no see oleks veel eriti tore. Ja ma arvan, et see võikski olla meie praeguse valitsuse järgmine initsiatiiv. Sellega me tänase saate lõpetame. Stuudios olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja mina saatejuhina Janek Mägi.